Armas Jaani kogudus, me kuuleme Jumala sõna, mis on jutluse aluseks ja see on 1. Korintuse kirja 13. peatükist viimased 3 salmi. Kui ma olin väetilaps, siis ma rääkisin nagu väetilaps, mõtlesin nagu väetilaps, arutlesin nagu väetilaps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väetilapse kombed. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need 3. Aga suurim neist on armastus. See on Jumala sõna. Hea Jaani kogudus, on hea meel olla taas teie jumalateenistusel. Ja kui me koos vaatame nüüd neid 3 salmi, mida me lugesime, siis tegelikult on ju tegemist selle armastuse ülemlaulu viimase otsaga. Ja üks mõtteid, mis siit kohe välja tuleb, on see, et inimese igale arenguastmele on olemas teatud või on olemas omane mõtteviis, rääkimisviis ja teotsemisviis. Antud kirja koht teeb sellised suured pintslitõmbed ja eristab 2 etappi või arenguastet ja need on siis väetilaps ja mees, ehk siis laps ja täiskasvanu. Aeg teeb oma töö. See, kuidas mõtteviis muutub või õigemini, kuidas mõtteviis peab muutuma, võib olla ühelt poolt sellise loomuliku arengu tulemus. Lapsest saab paratamatult täiskasvanu ja täiskasvanu peab mõtlema täiskasvanu viisil. Aga see uus mõtteviis võib olla tingitud ka hoopis mingitest välistest teguritest. Olude muutused, suhete muutused, välised tingimused. Ja nüüd see sõna, mida apostel siin kasutab, et tema jättis lapsiku mõtteviisi või lapse mõtteviisi kõrvale, tähendab sellist teadlikku lahtiütlemist. Ja ma usun, et me kõik oleme olnud nii elu praktilistes olukordades kui ka usulistes küsimustes selle koha peal, kus me tunneme, et endist viisi mõelda või tegutseda ei saa, sest olud on täiesti uued. Seda jutlust ette valmistades läks mu mõte Eesti Vabariigi iseseisvumisele ja 90. aastatesse. Ja ma ei taha olla ülekohtune, aga mul tuli mitu näidet meelde, kuidas ka minu eakaaslased tegid head karjääri, olid väga edukad näiteks ettevõtluses, aga mida ma nägin, ma olen oma erialalt psühholoog ja mõned asjad tulid ka siis minu nõustamisruumi selle tõttu, kuidas juhtivatele kohtadele said ebaküpsed isiksused. Suhteid oli, raha oli, võimu oli, aga küpsust ei olnud. Võiks öelda nagu rullnokad 7. seeria BMW roolis. Aga aeg korrigeerib ka need asjad. See, kuidas mõtteviis peab muutuma, ma usun, puudutab meid igaühte. Elame kiirete muudatuste ajal ja kui ma mõtlesin isiklikult enda peale, olen küpses eas, olen emeriteerunud ja kui minu elus oli periood, kus me tahtsime ikka suuremat ja uhkemat ja paremat elamist, siis nüüd on lapsed kodust läinud ja me abikaasaga elame vana põlve kodus. Ja me oleme otsustanud, et kuni lund jõuame lükata, siis siia me jääme. Ja kui lund enam ei jõua lükata, siis lapsed peavad meid kusagile viima või paigutama.
Olen kirglik kalamees ja minu jaoks on täiesti uus mõte, mul on väga hea paat. Aga ta ei ole mitte hea sellepärast, et ta on muidu ka hea, jah. Aga tal on üks omadus. Ma arvan, et see paat kestab kauem, kui mina elan. Ja ma ei ole kunagi mõelnud seda, et ma soetan mingi asja selle mõttega, et mul siis nüüd enam ei ole vaja, eks ole. Ja ühes ja teises asjas ma tunnen, kuidas mõtteviis muutub. Ja kui ka psühholoogias või arengukäsitlustes on käsitletud küpsust kui arengu eesmärki või millegini välja jõudmist, siis mina arvan, et võib-olla küpsus on kohanemisvõime hoopis. Ja on ju see ka selle vana hea või kui hea evolutsiooniteooria üks põhiseisukohti, et ellu jäävad need, kes suudavad kohaneda. Inimese areng, see mõtteviis, mis siis on lapse eas või täiskasvanu eas, puudutab ka tema Jumala suhet, meie mõtlemist Jumalast, meie arusaamist Jumalast. Olen huviga jälginud erinevaid teadusteemasid, maailmakäsitlusi, kuidas need on väga põhjalikult minu eluajal muutunud. Kui mina käisin koolis, siis mateeria oli igavene muutumatu ja mis ta oli? Tänaseks oli mateeria mõistes mitte midagi järele jäänud. Ma ei tea, kas niisugune asi olemas üldse on või ei ole. Teine asi on teadvusega. Õppisin materialistlikul ajal, siis teadvus oli aju funktsioon. Põhiliselt meie allollus seda teadvust kandis ja kui aju põld, siis põld enam teadvust ka. Mina olen alati uskunud igavest elu, taevast, õndsust, mida me siin usutunnistuses ka rääkisime või tunnistasime. Ja see oli tuuna niisugune rumal või lausa haige jutt ühesõnaga, et hauatagune elu ja mingi asi. Ja täna me loeme tõsiteaduslikest käsitlustest, et teadus võib-olla ei olegi mitte aju funktsioon, vaid on midagi inimesest sõltumatut. Teadus eksisteerib edasi ka siis, kui inimene sureb ja ennäe uudist. Juba 1000 aastat tagasi ütles koguja, vaim pöördub tagasi Jumala juurde, kes selle andis. Ja nüüd tekib siin teatud niisugune mõtte või ka sõnade mäng. Ühelt poolt apostel ütleb, et ta on loobunud lapse mõtteviisist. Aga siin eristuvad kaks asja. On lapsikus, lihtsustatud seletused, jonnakus, vastutuse vältimine, isemeelsus, võib-olla ka sellised kerglased väljaütlemised, millest, ma arvan, apostel on loobunud. Aga on olemas teine asi, lapselikkus, mis tähendab spontaansust, loovust, avatust, usaldust. Ja see on midagi, mis minu arust on ka Jumala ees erilise väärtusega. Ja piiblis erinevates kohtades, näiteks Luuka evangeeliumis ütleb õnnistegija, tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna sisse. Ja ma arvan, et on probleem ja tõsine probleem, ütleme siis psühholoogiline probleem, kui öeldakse lahti lapselikkusest, ei olda avatud usaldav ja hoitakse kinni lapsikusest, ollakse jonnakas ja kangekaelne. Edasi, see kirjakoht räägib meile tuhmist kujutisest. Ja siin on siis Jumala mõistmisest juttu. Esimene mõtteviis oli selles, et me korrigeerime oma mõtteviisi, saame täiskasvanuks. Aga see, kuidas me saame Jumala asjadest aru, jääb ikkagi poolikuks. Ja see võrdlus Jumala asjadest on siis väljendatud kahel viisil. Mõistmine siin ajalikus elus, kuidas me saame Jumala asjadest aru. Ja lõpuks Jumala juures igavikus, kus me siis mõistame, oleme tunnetatud, meist saadakse aru, meie saame aru. Ja see arusaamine, ma arvan, puudutab nii Jumalat kui ka tegelikult jumalikku vaadet sellele elu, kus me siin elame. Me elame väga kiirete ja
tõenäoliselt ka murranguliste muutuste ajal. Saksamaa kantsler ütles hiljuti, et senine maailmakord enam ei kehti, aga ilmselt ei tema ega keegi meie teine ei oska ka päris täpselt öelda, missugune see uus maailmakord siis on. Me näeme seda, kuidas inimeste psüühika ei suuda muudatustega kohaneda. Väga palju on vaimse tervise probleeme ja olen lugenud metafoori ja ma olen sellega nõus, et vahel on tunne, et maailm on otse kui liigestest lahti. Olen mõelnud, et toimuva mõistmiseks, sellest aru saamiseks, mis üldse toimub, kus me oleme, kes me oleme, kuhu me läheme, on vaja ühte jumalikku selgust või ka jumalikku ilmutust. Ja võib-olla on ka see Jumala rahva, see on koguduse ülesanne, iga jumalakartliku inimese ülesanne otsida Jumala juures seda küpset selgust. Ja ma julgen öelda, et võib-olla sellist prohveti meelt või prohveti andi on tarvis, jumaliku mõistmise andi on tarvis. Mul oli väga ilus elamus, käisime abikaasaga möödunud aasta hilissügisel Patmosel, ma ei olnud kunagi käinud seal, ja külastasime siis kirikut, kloostrit, seda kohta, kus Johannes oli saanud ilmutuse ja siis selles eeldatavas või väidetavas koopas, kus Johannes mediteeris, kus ta ilmutuse sai, on siis nüüd loodud kabel. Seal oli väga hea olla, mõelda neid mõtteid ja ma ostsin endale sealt kirikust ikooni, teoloog Johannese ikooni, niisuguse pisikese metallist, panin selle oma autosse, lihtsalt meenutamaks, et ilmutus on võimalik. Ja ma arvan, et võib-olla elus üldse on tegelikult vastuseid rohkem kui küsimusi, aga me peame saama nende vastuste vääriliseks. Ja ma usun, et midagi sarnast on ka jumaliku mõistmisega, see on Jumala juures olemas, aga me peame saama selle vääriliseks sisemiselt oma pühaduses, oma Jumala kartuses, et Jumal saaks meile näidata, kes me oleme, mis toimub, kuhu me läheme. Ja nüüd Paulus ütleb, et kui me nende asjade üle mõtleme, ka Jumala üle mõtleme, siis me näeme nagu tuhmi kujutist peeglis. Vaatasin järele, et peegliga on selline lugu, et esimesed peeglid siis väljakaevamiste andmetel on üle 6000 aastat enne Kristust on siis esimesed leitud ja need tavaliselt olid siis metallist, kas pronks või vask või hõbe oli läikima ühitud, aga see kujutis, mida sealt nähti, oli tuhm. Ja läbi aastasadade või tuhandete peegel arenes, sinna taha hakati panema metalli ja olid perioodid, kui peegel oli väga kallis, oli luksusese, eriti need, mida Veneetsias toodeti. Ja see peegel, mida meie teame, enam-vähem niisugusena, kui hakati hõbetama, klaasi tekkis alles 19. sajandil ja tänased peeglid on siis valdavalt alumiiniumkattega 20. sajandist ja nad on üsna selge kujutisega. Ja nüüd, mida apostel ütleb, et kui me siin inimestena, selles inimlikus, selles ajalikus elus mõtleme Jumala asjade üle, siis on otse kui selline tuhm kujutis, me päris aru ei saa. Ja minu arust selle tuhmi kujutise metafooris või kujundis on negatiivne pool ja on ka positiivne pool. Negatiivne pool on see, et me ei saa asjadest ikkagi päris õigesti aru. Kes on Jumal, kuidas toimetab Jumal, on kuidagi ähmane. Keskealised teavad, millest ma räägin, nagu prillikandja ilma prillideta. Rida on, aga mis kirjas, seda ei näe. Kujutis on tuhm, selgelt ei näe. Ja me aimame midagi, aga me päris kindlalt ei saa heita. Positiivne pool on aga see, et kuigi kujutis on ähmane, me näeme ikkagi õiget asja ja päris asja. Ja ma usun, et niisugused sõnad nagu näiteks jumalik muusika, jumalik armastus
need ei ole tühjad sõnad, vaid selles ähmases kujutises me näemegi ikka seda õiget või päris Jumala asja. Minu kodukoguduses on üks väga ilus komme, nimelt jõulude eel kirjutatakse üles koos koguduse õnnitluskaardiga siis nende inimeste aadressid, telefoninumbrid, kes on vanemad kui 70 aastat. Ja siis keegi diaakonitest jagab need, igavene paras patakas on, jagab need laiali ja kõik need, kes on nooremad, lähevad siis seenioritele külla, viivad jõulupaki, peavad osadust. Ma pean tunnistama, et ma olen korduvalt esinenud koguduse juhtkonnale avaldustega lasta vanuse piir alla, sest ma tahan, et ka noored tuleksid mulle külla. Minu häält ei ole kuulda võetud, ma kardan, et ma saan enne 70, kui ma oma tahtmise saan, ja nii ma siis käin külas noore mehena oma abikaasaga. Ja ühel niisugusel külaskäigul me käisime külas ühel vanal õel, tema nimi on Lilli. Tervise poolest ta enam kodust välja ei saa, kuulab pereraadiot, vaatab ülekandeid, üle 90 aasta vana, põdur. Ja kui me olime seal Lilli juures, laud oli kaetud, vaat siis ma nägin seda tuhmikujutise positiivset poolt. Ta oli valmis koju minema. Ta ootas seda päeva, millal tema saab oma Jeesuse juurde. Tema suhted olid korraldatud, kõik asjad olid paigas ja kui on mingi asi, mille kohta me võime öelda surmavalmidus, selle sõna kõige ilusamas küpses tähenduses, siis see oli seal olemas. Ja mina arvan, et see armastus, see surmavalmidus, see soov minna koju, kuidagi see tunne, mis mul oli see, et ma oleks nagu taevavalgust näinud. Kujutis on tuhm, aga me näeme päris asja, seda sama asja, mis on taevas. Ja kui nüüd seda kogu lugu vaadata veel, siis tegemist on ju armastuse ülemlauluga ja me kuulsime ka algussõnas, kus siis räägiti sellest, et armastus on lahke, ei ole kade, ei otsi oma kasu, kõik need tunnused. Ja see kokkuvõte, mis seal vahepeal ka selles kirjas on, öeldakse, et armastus ei jääbu iialgi. Tunnistan, et ega mina ei ole päris lõpuni aru saanud, mis asi see armastus on. Ma olen kuulnud lõputuid definitsioone, arvukalt määratusi. Ja tasapisi ma olen kaldunud sinna poole, et armastus on võib-olla oma sügavamas olemuses omakasu püüdmatu suhtumine, ka enese ohverdamine kellegi teise heaks. See hästi tuntud piiblisalm Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumala armastus avaldub poja ohverdamises. Olen vaadanud või jälginud oma eakaaslasi, kellega me käisime koos koolis, ka ülikoolis. Ja mida ma näen, et need inimesed, kelle eeldused olid suhteliselt sarnased, peremajanduslik olukord, enamus tuli oli proletaarset päritolu, nagu toona siis öeldi. Geeniusi on mõned üksikud olnud, aga mitte väga palju. Ja mida ma näen, et millegi pärast on need inimesed, kelle niisugune lähtepositsioon oli suhteliselt sarnane, jõudnud väga erinevatesse kohtadesse, elud on olnud väga erinevad ja võib-olla neid on ka väga nagu raske võrrelda, sest elud ongi olnud erinevad. Aga kui otsida mingeid mustreid ja küsida ka, kellel on läinud hästi ja kellel on läinud halvasti,
siis ma julgen öelda, et need, kes on armastanud, on rikkamad, neil on läinud paremini. Ja need, kes on elanud endale või ainult endale, on vaesemad. Mõtlen vanematele, kes on loobunud nii mõnestki võimalusest, et võtta aega oma lastele. Ja täna nendel on tugevad pered. Mõtlen inimestele, kes on pühendunud teadlikult, aega võtnud, toonud ka ohvreid kogudusele, kirikule, Jumalariigile. Ja nende elus on midagi igavikulist. Ja minu järeldus on, et armastamine, kellegi teise teenimine, see ongi püsiväärtuslik investeering. Ja lõpuks ma arvan, et me oleme nii suured, kui suur on see, keda või mida me armastame. Ja selle võtab kokku see viimane salm, mida me juba lugesime, et armastamine ei ole ainult hetke küsimus, see on igaviku teema. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus, need 3, aga suurim neist on armastus. Aamen.